No tervitus taas, et hakkame siis uuele seiklusele minema. Ja plaan on siis minna talvelaagrisse. Aga olen siin juba viimased 15-20 minutit jamanud gaasiga. Et ei saanud kütet tööle. Vahetasin ballooni ära. Ja ikka ta ei tahtnud nagu tööle minna, kuigi vana balloon oli natukene alla poole oli võib-olla balloonis veel. Ja tükk aega jamasin, mõtlesin, milles viga on, aga siis selgus, et gaasikapis, kus gaasitorud lähevad, oli üks gaasitoru oli kuidagi jäänud grilli taha natukene lonti ja sealt ilmselt ei käinud gaas läbi. Et ei tea, kas siit on väga näha kaamerast, aga hetkel sain igal juhul tööle. Et lasen nüüd siin mingisugune 3-4 tundi talle soojaks kütta ennast ja siis tulen eelmist trippi korrastama siis bussist, et eelmine kord sai kiiruga lihtsalt bussist veed asjad välja lastud ja nii ta siia seisma jäi, et lasen natukene bussil soojeneda, siis teen bussi korda. Võtan ilmselt need jõulukaunistused asjad siit ka maha, et jõuluaeg on suhteliselt läbi juba ja siis vaatame, mis trip meil seekord tuleb siis. Vot. Aga selge, ma jätan siit bussi toimetama, ennast kütma ja siis teie juba näete edasi, mis edasi toima hakkab. Hopsti, olemegi saanud vahepeal sõitma. Siukene päris pikk maa on veel minna meil. Jah, seekord me lähme siis kahekesi, et teised jäid koju, kuna meil on Pärnust olemas ka külalised, siis väiksem plika mõtles, et ta jääb teiste lastega mängima. Aga me lähme ikkagi vaatame, mis seal talvelaagris toimub. Ja ma arvan, et ega siin sõidu ajal midagi filmida ei ole, kui midagi huvitav kuskil jääb silma, siis filmime, aga vaatame, ma arvan, juba põhimõtteliselt siis, kui me kohale jõuame. Oleme jõudnud siis vahepeal kohale ja ikka vanad tuttavad on ees. Bussis on veits külm jah, sellepärast, et sõidu ajal oli nii suur tuul, et kütte kustus kogu aeg ära ja panime nüüd uuesti kütte ja küll see läheb 2-3 tunni pärast nii soojaks, et siin ei kannata enam ollagi. Mina pidin beebitikki. Vot, teeme mõned limonaadid, natuke sättime asju ja siis lähme vaatama, mis õues toimub. No nii, laud on vahepeal täitunud väikse söögiga. Kiirtoidud ja peale seda vaatame, proovime ühte väikest mingit matkarada teha, mis siin on. Et aga ennem peab natuke energiat ammutama. Sest et nagu ma aru sain, siin on väga palju sükest seltskonda, kes kaamerasse ei taha jääda. Siis proovime selle kordse video teha niimoodi, et midagi teile edastama, aga sellest nii-öelda põhimöllust või sellest seltskonnast nii-öelda me videoid ei tee, et austame iga inimese soovi jääda anonüümseks, et teeme siis jah, sellise video, vaatame, kui pikk ta tuleb, aga midagi teile ikka toome, et aga sööme ära, siis lähme Valgale, et Gert tegi ka endale siin 2 putru. Gert on juba esimeses päevas siin, kuidas esimene öö oli olla siis? Okay. Et eile öösel oli ju miinus mingi 4-5 äkki isegi või? Et praegu panime termomeetri siia õues on miinus 0,1 ja toas on 21,3. Et soojusotus on mõnus, aga sööme ära, vaatame, läheme õue. Et ja siin on mingid koerad ja lapsed ja asjad ka. Et lähme vaatame, teeme selle matkaraja ära, siis vaatame, suhtleme teiste inimestega, kes siia tuld on ja vaatame, võib-olla sama mõne inimesega kaamera ette, kes on harjunud nii-öelda YouTube'i sees olema. Vot, aga selge, hakkame sööma. Vahepeal oleme siis jõudnud autost välja. Siis jookseb väikene jõesäng või jõekäär või ma ei tea, kuidas nimetatakse. Ja siin ei olegi kõik täiesti ära jäetud, et see jää ei kannata küll kõndimist. Ma ei tea, Gert eelmine aasta, kui siin käisite, siis vist kannatas täitsa jää peal käia või? Ai, siis oli täitsa plussis. Siis ei olnudki jääd ja. Selge,
vaatame, siit läheb matkaraja moodi, siin on tehtud mingisugune, ma ei tea, kas laud või lamats või. Ja siin tundus, et siin on vist tehtud selle, kuidas nimetatakse, kolmnurka, mis lõkke kohale pannakse, et saab enda priimuse siia rippuma panna. Et päris chill koht. Vaatame edasi, mis me näeme, kus me lähme. Ei saanudki väga palju kõndida, kui hakkas siuke rägastik pihta. No, siit on veel lihtne, ennem pidime üle ronima, aga tundub, et see matkarada, mis siin on suhteliselt, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, siis looduskaitsealal on äkki siin või? Et siin ei ole väga seda tuulemurdu ära koristatud. Vaatame, läheb iseenesest on ju päris huvitav. Õues on suhteliselt soe, et kindlaid käesi peab võimsust hoidma ja ühel on beebi kaasas, näite beebit ka teistele. Ja näeb, beebi on ka kaasas. Hops, nii kui ette vaatad, kohe on oksad. Nii me siit peame üle astuma. Ja siit peame alt minema. No sa ei pea väga kummardamagi, on ju. Jah. Hops, mis ossa vaatas seda juurikat. See on kõva puujuurikas. No on, vaata, siin on puu olnud ja puu on ümber kukkunud. Videos ei jää väga näha, aga Liisa, mine sinna puu alla. Noh, Liisa on mingi 1,40 meetrit natukene peale. Päris massiv. Vägev. Aga lähme mööda seda rada edasi ja vaatame, mis meid veel siin terendab. Näe, teised ümber kukkunud. Huvitav, et siin on nagu suht metsa sees olema, et ei tundu ju väga, et siin võiks olla meeletuid torme. Isi, vaata, siin on teine puu ka veel. Teine puu on sees siit juba. See on teise puu juur siin. Natukene märg. No proovi, vaata, kas kukud läbi. Sükene sambliks siis. Ja jupedalt on ikka puid maha kukkunud. See on ikka tõsine tuulemurd olnud. Vägev, vaatame, kõmbime edasi. Keegi on siin vahepeal metsaelu teinud. Siin on niisugune tarbi katusaluse konstruktsioon olevat väike iste on. Ja noh, muidugi kui siin suvel käia, siis tõenäoliselt on siit ilus vaade jõe peale ka. Aga mets on jah, meeletult tuulemurdu täis. Ütleme niimoodi, et need, kes siia nagu reaalselt telgiga tulevad, ütleme talvele kämpima, siis küttematerjaliga siin probleeme vast ei ole. Või näiteks mingisugust onni ehitada, siis nagu materjali on siit nagu küll ja veel. Aga vaated on ägedad. Et ma kujutan ette, et suvel siit kõndida jõe äärt mööda on ikka vägev. Ei tea, kas siin kala ka on, et kui keegi kohalik, kes seda videot vaatab, teab, siis võib ju alla kommenteerida, kas siin on ja mida siin on. No nii, vahepeal saab Liisa siit isegi liugu lasta. No lase see. Ära jah, Pepuli päris vette lase, aga samas ega sul see kombe nüüd nii läbi ka ei lase. No lase üks korralik vastule liug. Lasen sulle muidu ise selgesid. Ei hakka, alt hakkab alles vesi. Mine. Sa oled veel mäe peal. Ja mine nüüd jooksuga üle. Ja ongi olemas. Ei tea, kuidas minu vastla aluliselt libedalaks oli see tehtud. No, kes see võtab matkale beebi kaasa?
Vaigu otsimine käib. Vaade on endiselt päris äge. Harilik känd. No mis näed? Kus sul see vaiku vaja? Kõrvavaiku ei ole siis või? Jama. Võt. Nii me siin tuiama avastame. Verd siin on ka. Vaata. Kert võtab siin loodussaaduseid. Hakkab vist ellu jääma. Mingites oludes. Okei, kõnnime edasi. Nii. Vahepeal jõudsime selleks ilmateate juurde. Kivi ütleb, et ta on jäine. Ja jää peal. Kert leidis siit ühe geopeituse. Siukse karbi sees ta siin oli. Proovime selle lahti suotada ja ära täita ja siis on üks checkpoint on juures Kertil. Me oleme Kerdiga vallutanud, ma arvan, 30 geopeituse punkti, aga ma pole endiselt endale seda geopeituse äppi alla laadinud ja kasutab teinud. Aga vahest harva koos avastada on ju lõbuks. Jah, vaatame, täidame selle ära ja rada läheb siit edasi. Ma arvan, et oleme üks oma mingisugune 1,5–2 kilomeetrit siin metsa all juba tampinud. Võiks eeldada, et varsti tuleb see sõidutee vastu. Seda me mööda sõiduteed tagasi sinna laagriplatsi, et tervet seda rada ei hakka tegema, et meil oli üks mees, kes siin matkaraja peal vahepeal tuli selja tagant ja tegelikult see terve matkarada on 8–10 kilomeetrit ja kell on juba, ma arvan, 3:04, et jääme väga pimeda peale, taskulampa asju kaasas ei ole. Et seekord tervet rada ei tee, teeme pool või veerand, aga vähemalt on natukene midagi looduses tehtud ja siis vaatame, mis meil õhtu edasi toob. Keda näeme, keda kohtame, kellega jutustame, võib-olla näitame teile ka, aga noh, veel on siin seigelda meil, ma arvan, oma pool tundi või tunnikene kindlasti veel, et vaatame, mis me teile veel siit tuua saame. Ja no vaatame, kui meil geopeituseid veel tee peal jääb, siis kindlasti võtame, aga telefoniga on siit keeruline geopeituspunkte leida, sellepärast, et siin ei ole absoluutselt mingisugust levi. Ehk siis me ei saa selle geopeituse äpi kaarti lahti endale siin. Aga vaatame, mida näeme. Vahepeal oleme metsast jõe äärest välja saanud, siit tuleb mingi sihitee, kus oli siis mände paigutatud. Aga paneme beebi kotti, ei ole probleemi. Kert teeb kotti lahti, viskab beebi selja kotti. Kurvidi. Saatega ei ole lihtne ära otsustada, mis pidi lapsed kotis käivad. No, et. Nii see matk käib. Siit on umbes kiltsakene veel minna. Noh, samas pidi kiltsa olema siia ka, kus tulime, aga või no üldse kogu raja pikkus pidi kilomeeter olema, Kert. Ei, vist. Et ma arvan, rõõmsalt kokku tuleb ikka õnneks mingi 3 ära vähemalt. Eks seda saab pärast tegelikult GPS-i pealt vaadata, mis see sammu tracker ütleb. Hea, et mu võte ei tulnud, ta oleks igale poole. No siin oli takistusrada oli korralik, jah. Et Eliisal oleks ilmselt keeruline olnud. Aga ei ole hullu. Saime tehtud, nüüd on mööda autoteed siit tagasi kõmpida, siin on tempo kiirem ja
saame tagasi varsti bussi juurde, saab teha uued veed ja võib-olla söögid ja limpsi saab ka. Nii et vaatame edasi, kuidas me seiklus jätkub. No nii, vahepeal oleme matkalt tagasi tulnud. Teid juba, ma arvan, 30 mintsa bussis vahepeal lihtsalt lepatanud. Aga nüüd lähme vaatama korra, kus Gert elab enda telgiga. Et samme tuli meil 12 000 sammu, ma arvan, päris positiivne. Ja Gert elab siin enda väikeses telgis. Tuli jalgrattaga. Kool on ka olemas siin ja metsa all on telke, on igasuguseid ja meie karavan on siis seal taga otsas.
et homme on sealt kõige lihtsam startida, et me ei jää kellelegi jalgu. Aga ei, vägev on siin talvelaagris. Siin on ikka igasugu erinevaid värvilisi telke ja mittevärvilisi ja küttega ja ilma kütteta, et äge, et keegi viitsib sellist asja korraldada. Ja äge, et inimesed viitsivad osaleda ka, et vaatame, kas mõnda tuttavat nagu ka seal näeme. Vaat. Aga jah, päris. Jaa, seal on suured telgid, jah. Päris sinna lõkke koha peale, et seal filmima ei hakka, et laseme igal inimesel enda nii-öelda õigust mitte kaamera ette jääda. Austame seda seadust siis. No Gert, kuidas on? Tuba on soe või? -2 ainult. No selge, lähme vaatame, kas saame kellegi vahepeal juttu teha kuskil või mida näeme. No nii, siin on see õige metsameeste bunker siis või ma ei tea, kuidas nimetas, sonniks või? No vaata, katsu kõigepealt, kas see jää kannab. Vaata, kas jää kannab siis. Ma võtan sul selle valguse kaasa. Ei kanna, ära edasi. No tule välja kõre, vaatame, kas me saame näidata, mis siin bunkris on. No astume minust mööda. Leitsist kokku kukkunud või? Ma ei teagi, või on projekteeritud see kunagi nii. Aga igal juhul päris äge. Et siuksed asjad on isegi säilinud. Kuigi keegi võiks tõenäoliselt ära renoveerida või? Gert, su telefon on ka minu käes. Gert, püüa, ma viskan. 1, 2, 3. No mis sa sipsid siin? Mis sa sipsid? Jah, liigume. Sügelef või? Näed, siin on see jõgi. No selge, vaatame, mis me siin veel näeme või kellega juttu teeme. No nii, auto on ka meil vahepeal valgusesse pandud. Õues on 1 kraad külma, autos oli 21. Ma käisin siin võtma stopsi autost, et teed saaks teha. Ja, stopsi võtsid selle? Rohelise. No ma vaatame, üks Ollu lubas teed pakkuda. Et jah, vaikselt chillime, tegime pitsat asju. Siin on väga tere. Tere on jah. Nii et vaatame, mis õhtu toob, palju me siit täna veel midagi üles filmime, aga nii on. Näitame seda, mida näidata saab. Ja näe. Jasper, kalal ja looduses või looduses ja kalal? Kalal ja looduses. Kalal ja looduses. Looduses ja kalal võib kohal. Et Jasper tuli ka kohale. Estonian Adventures on ka kohal. Aga rohkem YouTubereid ei ole näinud. Jaa. Täna pole kõigil YouTuberid näinud. On, aga kedagi nagu väga aktiivselt pole näinud siin. Et Keiri ei tulnud, Alli ei ole ka näinud. Et ei tea, vaatame, võib-olla homne päev on targem kui tänane. Ei ole. Hopsti, kell on saanud 8:30. Jaa. Estonian Adventures on kalal ja looduses või looduses ja kalal, kumma pidi. Ma ei mäleta, kumma pidi. Kalal ja looduses. Praegu on looduses, homme on võib-olla kalal, ega me seda ei tea keegi. Ma saan aru, et sul hästi palju pealinna rahvast vaatamas, nii et suured tervitused Lõuna-Eestist pealinna rahvale ja neidki aega tulla ka Lõuna-Eestisse. Just, vaadake Estonian Adventure'i kanalit, et
mehed ja naised, kes seal kanalil on, et vaatasime just viimati seda viimast videot -18, kus telk oli seespoolt nagu täiesti jääs ja ärmas. Tahate noorena säilida, siis vaadake üle, et kui just nipid on. Et noh, see on ju vana tuntud värk, et ikka liha säilib ikka külmas paremini, vaata. Noh, sa tahad ka, no räägi, mis sa räägid ka? Ma olen ka perega ratastel. Oled ka perega ratastel, jah? Jah. No, meil on ühised rattad. Et nii on, vaatame, tiksume siin vaikselt. Ja külm ei ole, lõke on kuskil vaikselt taamal kütab ja chill. Et siin on ka suur pitsa, kas just suur, aga pitsaahi, kus on väga suured pitsad läbi käinud täna. Kõik pitsad on kõhtu jõudnud. Absoluutselt, kõht on väga täis. Ma tahan koissu. Noh, See, et meil panime ka pitsaahju. me panime ka pitsaaihju, jah. Ja Liisa on täna saanud Jasperiga väga palju siin ringi möllata, et poistega, noh. Usu või mitte, aga Jasper on ka poiss. Usu. Nii vähemalt sünnitunnistus ütleb. Kuule, aga selge, mis on ikka palju lolli iba, et võib-olla kui täna jõuame, siis teeme mingisuguse klipi veel, kui mitte, siis vaatame, mis hommikul on. No nii, õhtu on kätte jõudnud selle aja juurde, kus peab hakkama telki külast. Ja nüüd oleme jõudnud Villemi ja Kelly telgi juurde, mis pidi olema nii suur, et siin saab tantsida tangot. Siin te näete, kuidas elasid muisted ees. Kas nad just nii hästi elasid, kui teie siin elate? Neil ei olnud korstent, neil läks tost läks ülevalt välja. Neil ei olnud siin kattelokke ja kõik laiali laotatud, meie sortiment, kroksid, üks kroks on vähemalt seal. Pann on kõrval kohe. Voodid on 2 tükki praegu hea, kohe näed, siin saab laiutada. Voodi tundub küll päris niisugune mõnus ja atraktiivne, et parem kui nagu niisama kuskil nagu tavalise telgi põranda peal magada mingi madratsiga. Ja siin ongi vaata, põrandat ei ole, altki põhk läbi on ju, et siis on nagu raiskamine, et väga maapinna näed magada. Aga kusjuures, kui praegu vaatate siit, siis videos tundub see ahi oluliselt suurem kui nagu reaalelus. Aitäh, see on hea kopp. Ja ongi. Ja korsten on ka, noh, ütleme, ma käega kinni hakka võtma, aga korsten on nagu ikka väga peenike, kui te minu kätte vaatate, et videos tundub niisugune 110-ne nagu venditoru, aga reaalsus on vist 60-ne. Video saab oluliselt suurem, et tegelikult ikka video petab. Seda ise vaata ei saa arugi, on ju, et ise vaatan seda nii, on ju, siis ma ei tea, kuidas teie olete. Ei no ongi, et videos vaatasin ka, nagu, et Villem on palju suurem, aga päris elus on täitsa väike mees, et ei olegi nii suur. Täitsa kasvujälgi. Sul on ainult 1,90 m, no, kes ootisid ma 2,30 ma ei ole. Et võib-olla on siit see õppekoht, et äkki peaks selle, mis on see kala silma vaate maha võtma endal sellel GoPro'l, et see teeb palju suuremaks asjad. Ja mul oli vahepeal see on siin, ongi selline super vibe mode. Just. No, sul on pool on sellest alles jäänud, et noh, et ahi on väiksem, toru on väiksem. Hollywoodi filme vaadanud, see teabki, et kõik Hollywoodi näitlejad on suuremad ja priskemad ja asjad on mingi. Just. Ei no, selles suhtes... Meil ei ole rohelist lina siin taustaks. No on roheline, aga tume roheline, ei noh. Et selles suhtes pange nagu subscribe meie kanalile, et siis saate nagu tegelikult päriselust teada, et ahi ei ole nii suur, korsten ei ole nii suur ja Villem on ka tegelikult 40 kilo kergem, kui videos välja paistab. Ja ei ole ma nii. Just. Tahtsid ka Liisa midagi öelda kaasa? Tahad täna sind magada või? Autos on soemaine. Just. Samm-sammult liikumine ikka. Just, aga tegelikult on ju vägev. Telgis on ju oluliselt soem, kui õues tuult ei ole ja ma arvan, siin on julgelt mingi 15+ kraadi on sees vist. Praegu ma ei olegi, praegu 5, oleneb mis tasandi, ma vaatasin, et laua peal on seal 6 kraadi. Siin üleval tundub niisugune 10-15 ikka. Täitsa mõnus. Ainuke asi lihtsalt ongi see vahe, et siin nagu palja ei ole voodist välja lihtsalt ei astu. Kroksid olema. Kroksid peavad olema. Kroksid, jätke meelde.
et naine, kui sa vaatad, siis me ei saa seda telki osta, sest ma tean, et sa vihkad krokse. No nii, meil ongi kätte jõudnud kell 11:30 õhtul. Vaikselt teeme enda viimased toimetused ära ja peseme hambad ära ja lähme magama ära ja sellega ongi siis meie jaoks talvelaager läbi. Et ma arvan, et hommikul enam väga midagi siin filmida ei ole, et paneme enda kompsud hommikul võimalikult varakult kokku, et jõuaks normaalsel ajal koju ja teiega siis juba näeme järgmises videos. Et mis siis ikka muud, kui pange ikka meie kanalile like ja subscribe ja siis näeme juba uute toimetustega. Nii et tšau! Liisa teeb ka tšau või? Tšau. Ei lehvita või? Jaa, tšau! Okei, näeme siis järgmine kord.